tere ja äh, päris palju on vahepeal jälle juhtunud. Et vahepeal läksime nagu sinna maakohta ja, ja samal ajal oli templis Kirtan Mela ja mina nagu ajasin need kuupäevad sassi, et mul ei olnud nagu meeles, millal see Kirtan Mela on seal templis. Ja siis ma olin nagu üldse ära unustanud, aga samal ajal see käis, onju. Ja siis järsku ma ärkasin nagu hommikul üles kell 5 ja hakkasin palvetama need Hare Krishna mantraid nende palvehelmestega nagu mitu ringi kohe. Tegin selle ära ja mis mina järsku näen, et see kiriku vibratsioon, kus ma olen nagu harjunud käima, et see on nagu madal, et nemad on nagu need lihatoidulised ja neil ei ole nagu seda täit pühendumust, onju. Ja et see templi vibratsioon, Hare Krishna, see mantrate lugemise vibratsioon, et see on nagu kõrgem ja parem minu jaoks ja sobib minu südamega, onju. Ja siis sellele järgnes see, et ma lõikasin nagu sidemed läbi selle kristliku kirikuga, kus ma nagu käisin. Et sinna pääseda on juba liiga raske, et see on nagu liiga ebameeldiv, onju. Ja nagu kogu see lugu või see, no seal on mitu halba asja on selle looga veel seotud, et seal on lisaks veel kirikule, mis iseenesest on okei, on seal need uskmatud, kes ründavad seda kirikut ja kõik see värk, ma ei saa sinna peret kaasa võtta ja kõik see, onju. Et see Hare Krishna tempel, see mantrate lugemine, see on nagu see parem vaimsus, onju, mis sobib mulle paremini. Ja teeb mind õnnelikumaks. Ehk siis kuidagi see Kirtan Mela nagu mõjutas mind, et ma hakkasin jälle palvetama rohkem nende palvehelmestega hommikul. Ja see tõstis mind siis sinna nagu sellesse, tõstis mind armastama seda Hare Krishna templit või seda neid palvete Hare Krishna mahamantrate lugemist, et ma nagu hakkasin seda armastama juba kuidagi rohkem või seda tähtsaks pidama. Ja et selline imeline huvitav sündmus siis. Ja nüüd varem ma nagu olin selles madalas maailmas ja proovisin nagu toimida nende madala maailma reeglite järgi. Ja kõik see oli ääretult vastik ja ebameeldiv nagu, no see tunne kõik oli nagu selline halb, et see oli halva tundega, oli palju asju seal. Aga kui teha nagu selle kõrgema maailma reeglite järgi ja proovida nagu uskuda sellesse, et toimib see kõrgem maailm, onju, ja proovida sealt nagu oma elu elada, siis see elustiil, onju, see on nagu rohkem südamest. Ja see usk on nagu, kuidas öelda, loomulikum ja kõik seda teeb nagu õnnelikumaks, onju. Et see on õnnelik, lihtne, nagu naeran sageli aga vahepeal need halvad energiat nagu või jõud ikka nagu ründavad ja nad tulevad nagu siia sagedusse, mis on, tulevad mingi veidra kõrgel sagedusel siia ja siis nad tahavad nagu igast asju. Jah, aga võib-olla me nagu õpime kuidagi suhtlema, et nad lõpuks saavad, mis nad tahavad või et see tunne nagu läheb meeldivamaks tagasi, onju. Ja et see mantrate lugemine on ikka väga hea ja super hea asi. Aitäh. Hare Krishna.